Jätkame konverentsiga avalik teave, avaandmed A2 ja välja langenuid väga palju ei ole. Kiidame kõiki, kes on jäänud järjest põnevamaks muutuva konverentsi teist plokki kuulama. Ja selle esimesed etteastujad on juba teie ees. Need on vandeadvokaat ja advokaadibüroo Levini partner Paul Keres, palun. Sille Uusleer, Siseministeeriumi teabehalduse valdkonna juht. Pille Lehis, Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor ja väga tubli ja äge ajakirjanik Eesti Ekspressist, pikaaegne Vikerraadio, väga malbe ja mõnus hääl, põhjalik, tugev ajakirjanik Madis Indre, kes seda paneeli juhib. Palun. Tere! Tere! Ja, mina loen dokumendiregistri nagu ajalehti. Kui ajaleht on kehv, siis siunatakse toimetust. Mina üle hommiku siunan ametnikke, sest samamoodi nagu ajalehtedest võib käia üle tsensori käsi, ehk siis mingid asjad kinni katta, mida ei peaks, või siis teha lihtsalt kehva toimetaja tööd ja muuta asjad loetamatuks. Dokumendiregistritega on samamoodi. Kannatan. Aga sellest kõigest jõuame rääkida. Kõigepealt kaardistaks seda hetkeseisu. Paul Keres, kas praegust avaliku teabe seadust täidetakse? Kas see info, mis seaduse järgi peaks olema avalik, kas see on avalik ja kättesaadav? No väga paljudel juhtudel ei ole. Oot, üks minut. Töötab. Töötab, jah? Kuidagi nagu liiga kõva on. Tundub, et väga paljudel juhtudel ei ole. Mis asi on avalik teave? Avalik teave on ju väga selgelt defineeritud. See on igasugune avalik ülesannete täitmise käigus dokumenteeritud teave. See on absoluutselt iga teave, mida ametnik avaliku ülesande täitmise käigus loob või saab, ja eeldus on see, et see teave on avalik. Aga praeguses Eestis, olenemata ka sellest, et see avalike andmete avalikkuse nõue on nagu pandud vundamendina kirja ka põhiseaduse paragrahvi 44, kui oluline avatud ja demokraatliku riigi toimimise alus, siis see vaikeseisund tundub olevat vastupidine. Et pigem on kalduvus salastada, muuta asutuse siseseks kasutamiseks absoluutselt igasugust teavet. Ja siis võib-olla siis nagu põhjendatud juhtudel pärast vaidlust muudetakse see teave avalikuks. Et see on vähemalt selline mulje, mis minule on oma ametialases tegevuses jäänud. Mõned aastad tagasi tegi Siseministeerium tänuväärse analüüsi. Ministeeriumi haldusalas toodetakse aastas circa 400 000 dokumenti. Neist 88% kandis AK-märget, ehk siis need ei olnud igale ühele kättesaadavad. Ja nagu ministeeriumi audit tuvastas, siis 11 000 dokumenti, mida aastas toodeti. Väga erinevad. Need said AK-märke ilma põhjuseta, ehk siis ebaseaduslikult. Sille Uusleer, kas nüüd, kui teha samasugune audit, kas see tulemus oleks kuidagi teistsugune? Ma tegelikult tooksin välja ka selle, et see 11 000 on 3,3% 100%. Ehk et tegelikult on vähese osaga probleeme, mitte enamikuga probleeme. Ja ma arvan, et see tulemus oleks teistsugune, jah. Miks ta nüüd teistsugune oleks? Selle tõttu, et see analüüs tehti 4 aastat tagasi. Juba pärast selle analüüsi tegemist me viisime läbi ka kogu valitsemisalas dokumentide ülevaatamise, piiranguga dokumentide ülevaatamise. Selle järel ma usun, et asutused on ka enda töökorralduslikke protseduure muutnud. Nüüd oleks 1%, 2%? Kindlasti ta ei ole 0. Pille Lehis, olete te selle diagnoosiga päri, mille Paul Keres pani, et seadust ei täideta? Ma pean ütlema sellise juristiliku vastuse, et nii ja naa. Aga tõsi on ju see,
et noh, mida siin meile järgneva paneelile järgnevas ettekandes ka nagu tuleb jutuks, et neid puudujääke on üsna palju ja võiks kindlasti olla vähem. Aga noh, neid on nagu mõlemasuunalisi, nii sedapidi, kus siis on neid juurdepääsupiiranguid liiga palju juurde pandud, kui siis ka nagu vastupidi, et neid siis jäetud panemata, nii et sellel mündil on ikka nagu kaks poolt. Aga ma et nüüd saaks öelda, et probleeme pole, oleks ka kindlasti nagu ilmne liialdus. Me jõuame rääkida ka sellest, kus avalikustatakse andmeid, mida ei peaks avalikustada. Aga need andmed, mis peaksid olema avalikud, siis kas te asutuseti oskate välja tuua, kus need probleemid on suuremad? On need suuremad ministeeriumites, omavalitsustes, on need hoopis kuskil riigi väiksemates asutustes? No niimoodi nii selget joont ei oska tuua, aga noh, tegelikult nagu elu ja praktika näitab seda, et siiski mida arenenum on organisatsioon ja kuidas ütleme, et kuivõrd hästi ta nagu ka muudes valdkondades võib-olla toimib on ju, ja oma juhtimissüsteemidelt ja kõigelt, kui uuenduslik ta on, seda parem on ka see tase selles küsimuses. Et ei taha, siin on tõesti, et juba ühes paneelis käiga jutuks, et need kohalikud omavalitsused pidevalt nagu peksa saavad, on ju, aga noh, tõsi on see, et võib-olla seal seda teadmust või oskusteavet on jälle nagu vähem, ma ei kindlasti mitte, ärge saage valesti aru, et seal seda nagu pahatahtlikkust või soovi varjata midagi rohkem, mitte seda, on ju. Et pigem võib-olla seda oskusteadmist on vähem ja neid spetsialiste ja eksperte lihtsalt nagu noh, mis tahes valdkonnas ilmselt äärealadele nagu jagub vähem ja seetõttu ka noh, probleeme, on ju. Aga noh, nüüd kui võtta jällegi riigiasutused versus ministeeriumid, noh, ma arvan, et pigem need probleemid on nagu lihtsalt erinevad, et ma ei saa nüüd tuua küll välja, et ühed on nagu edumeelsemad kui teised. Te olete mul lähemal, ma küsin teilt kohe ühe küsimuse veel. Teie ju juhite asutust, kes peaks tegema järelevalvet. Et kõik, mis peab olema avalik, see oleks inimestele avalik ja kättesaadav. Kevadel küsisin, siis valvas dokumendiregistrite üle 1,5 ametnikku Andmekaitse Inspektsioonis. Mitu neid nüüd on? No tegelikult oli see niisugune meelevaldne järeldus, 1,5 inimest on need, kelle nagu põhitöö on tegeleda siis avaliku teabe seaduse järelevalvega. See ei tähenda, et neid asju ei jaguks ikkagi nipet-näpet teistele ka, aga ei, see suurusjärk ei ole muutunud. Pöörane ju. Nii see lihtsalt on. Olete lisajõudu küsinud? Selles mõttes, et jaa, iga aasta ja mitte ainult nendeks olemasolevates ülesanneteks, vaid ka uute juurde tulevad üles, nii et ma ei arva, et see pilt nagu paremaks läheb, sest kui me siin enne just teravestluses jõudsime põgusalt rääkida, et siis neid Euroopa Liidu otsekohalduvaid õigusakte tuleb muudkui juurde, mis on küll seotud peamiselt isikuandmete kaitsega ja kuna raha ega inimesi juurde ei tule, siis on ju selge, et sa pead kuskil mingisuguseid valikuid, prioriteete tegema, mida sa teed, mida sa ei tee. Ma ei taha nüüd öelda seda, ei ole vaja vaadata selle näoga, et ma seda kõike nüüd võtan selle tautsi arvelt, mitte seda, aga no lihtsalt me saame ju kõik aru, et mingisugune osakaal kõiges kuskil nagu väheneb, kui sulle tuleb juurde ülesandeid, aga mitte inimesi, kellega neid ülesandeid täita. Paul Keres, teie töö osa on see, et saada vajalikke dokumente, vajalikku infot kätte. Kui te ei saa ja te tunnete, et ikkagi hädasti oleks vaja ja teil on õigus saada, kas te pigem pöördute Andmekaitse Inspektsiooni või hakkate kohe kohtus vaidlema? Nii siia kui sinna. Kuidas läinud on? No nii ja naa. Ma proovin sõrme peale panna sellele, et kas AKIS-e pöördumisest on abi? Ja on olnud AKIS-e pöördumisest abi, sellele AKI-le ma selles osas küll etteheiteid teha ei saa. Aga tuleme korra selle juurde tagasi, et mis on reegel ja mis on erand ja siis kuidas neid asju tuleks tõlgendada. See statistika, mis Siseministeeriumi analüüsist välja tuli, et 88% on
88% loodavast materjalist on siis mingisuguse AK märkega. See on ju valdav enamus, see tähendab, et see on reegel. Aga põhiseadus ja avaliku teabe seaduse, siis need üldosa sätted, need ütlevad, et reegel on teistsugune. Reegel peab olema see, et kõik, mis luuakse avalike ülesannete täitmise käigus, välja arvatud põhjendatud juhtudel, mingite konkreetsete õigushüvede kaitseks, kõik see peab olema avalik. Meil on 88% salastatud, mis minu arvates viitab sellele, et meil on tegelikult niimoodi suures pildis, kaugelt peale vaadates, meil on karjuv, võib-olla isegi öelda röökiv probleem silme ees. Ja seal öelda, et ainult 3% nendest juhtumitest, kus AK märge läks peale, leiti, et see on täiesti nagu õigusvastane, siis ma kujutan ette, et need juhtumid tõesti olid sellised, kus ei ole mitte mingisugust mõeldavat alust AK märke peale panemiseks. Aga ma arvan, et ka nende 88% seas on tõenäoliselt seaduse väärtõlgendusi, moonutatud tõlgendusi või siis on seal rakendatud näiteks seda sama, millele sa ise tähelepanu juhtisid, paragrahv 35 lõige 2, põhjendatud juhtudel võib asutuse siseseks kasutamiseks määrata mingisugused memod ja muud sellised dokumendid, ehk siis põhimõtteliselt mida iganes. Ja tegelikult mitte mingisugust sisulist kontrolli selle üle ei ole võimalik näiteks, ma ei tea, 5, 6, 7 või 10 aastat hiljem teha, kas see asutuse siseseks kasutamiseks pandud määrang oli ka kuidagimoodi siis antud põhjendatud juhul põhjendatud. Sille Uusler on siis selline põlverefleks ministeeriumis ja allasutustes, et pigem kõik panna salajaseks või asutuse siseseks kasutamiseks ja kui jagub, siis teeme avalikuks ka. Päris nõus ma selle väitega siiski ei ole, et ma olen nõus sellega, et see on mõtteviisi küsimus. Ehk et teenistujate teadlikkust on aja jooksul parandatud ja seda tuleb parandada veel. Ehk et varasemalt on kinnistunud arusaam, et jah, reegel on see, et on piirang, erand on see, et on avalik, tegelikult peaks olema vastupidi. Ja selle teadlikkuse parandamisega me tegelikult ka tegeleme. Ja kui rääkida konkreetsetest piirangualustest, et tegelikult sellest Siseministeeriumi analüüsis vaadati ka asutuste kaupa enam kasutatavaid piirangualuseid ja päris nii see siiski ei ole, et lõige 2.3 on see piirangualus, mis on enam kasutatav. Et teiste valitsemisala asutuste eest ma praegusel juhul ei räägi, aga ministeeriumi puhul enam kasutatav piirangualus on ikkagi isikuandmete kaitsega seotud. Ja see tuleneb ka sellest, et millised pöördumised, mis on see teave, mida me tegelikult Siseministeeriumis ka töötleme. Räägime selle isikuandmete kaitse aluse lahti, sest sellega on kõige rohkem tõlgendamisruumi, teisalt ka kõige rohkem võitlemist. Ma tean näiteks ühte endist ametnikku, kes ükskord rääkis, et oli selline ebamugav dokument, kirjavahetus. Ja siis ta kirjutas sinna oma telefoninumbri ja aadressi sinna kirjavahetusse sisse ja plõks pani AK märke peale, sellepärast et isikuandmed. Mis siis on need isikuandmed, mida peab kaitsma AK märkega ja mis ei ole? No vot, kui me nüüd seda sätet punkti 12 loeme, et siis on eraelu oluline riive, et seal tegelikult ei räägita isikuandmetest kui sellistest. Aga nüüd on see küsimus, et tegelikult ja läheme nüüd sinna, et mis on juurpõhjus. Juurpõhjus on ju selles, millest ma oma avasõnavõtus ka rääkisin, mida sina kahjuks ei kuulnud, on selles, et meil on ATS täna ikka veel dokumendipõhine, mitte siis teabepõhine. Ja on ka need tehnilised võimekused ja kõik need pooled, ehk siis, et sul ei ole võimalik täna nagu mõistlikul viisil panna kinni üksnes seda osa, mis puudutabki nüüd neid isikuandmed või siis seda olulist eraelu riivet. Ehk siis, et täita seda osa, mida Paul ka siin välja tõi, et tegelikult peaks ju kõik avalik olema ja kui seal keskel on ainult üks telefoninumber ja e-posti aadress, siis ainult see kinni oleks. Seda täna lihtsalt nagu ka tehniliselt ei ole võimalik nii täita. Saaks kilplase moodi, et prindid selle välja ja siis teed mustaks ja siis skännid tagasi. Aga sinna juurde mõtleme veel sellele andmemahule ja hoiustamisele, kõik nii edasi, sest et lõpuks sa pead siis dokumendiregistris säilitama ju 2 dokumenti. Aga ühesõnaga,
aga nüüd sinna juurde see pool, et nüüd, kui see ametnik, vaat temal on ka nagu üsna keeruline, et kas nagu pille.lehis@gmail.com on ju, kas see on minu eraelu oluliselt riivav või mitte. Aga on siis või ei ole? Mina ütlen, minu jaoks, minu puhul ei ole, aga sina võib-olla ütled, et sinu email sa tunned küll, et see eraelu on riivav, ehk siis, et see hinnang sellele, mis riivab eraelu, on tegelikult suhteliselt subjektiivne. Et põhimõtteliselt siis, kui me elaksime mingisuguses ideaalmaailmas, peaks ametnik iga kord, oletame, et ta teeks 3 dokumenti aastas, ei ole tal probleemi, on ju, ta võtaks iga kord toru, on ju, võtaks selle inimesega ühendust, küsiks, teeks intervjuu väikse, et et mis see sinu jaoks, kuidas sul tunnetus on ju, aga päris elus sa ju tegelikult seda teha ei saa, on ju. See siis sõltub inimese enda tunnetusest, meil ei ole selle jaoks mingisugust juhendit kuskil Andmekaitse Inspektsiooni kodulehel, et email võib olla avalik, aga näed, kodune aadress ei tohi või... No täna ei ole jah, tegelikult, et või siis teine variant oleks nagu kontrollida, et kas see informatsioon või see teave või see inimese kohta ei ole juba kuskil avalik, on ju. Näiteks, kui sa oled seda emaili aadressi kasutanud äriregistris enda äriühingu kontaktaadressina, siis me juba võiks öelda, et see on juba avalikustatud, see on üldse seotud sinu ettevõtluse ja muu sellisega, on ju, siis tegelikult võib-olla see riive ei ole nii suur, on ju. Ühesõnaga, et siin on nagu väga palju niisugust subjektiivset nagu subjektiivsust sees ja siis seda ka, et mida kõike siis nagu peab kontrollima see ametnik. Ma leian, et lihtsam ja loogilisem ja mõistlikum oleks see, et me täna nagu tehnoloogias tuleksime järgi sellele, mis on päris elu ja me saaksime teha neid. Räägime ka sellest, aga kuna me juba, ma eeldan, järgmise 5-10 aastat suurt tehnoloogilist hüpet selles ilmselt ei tee, sest see kõik nõuab aega, siis lihtsalt üks näide. Möödunud aastal, kui Pille Lehises sai teiseks ametiajaks Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor, siis pidi ta kirjutama motivatsioonikirja. See on eelnõude infosüsteemis, valitsuse eelnõude infosüsteemis ja see on 2099. aastani asutusesiseseks kasutamiseks. Selle sama eraeluliste andmete kaitse eesmärgil. Kui delikaatseid andmeid te siis esitasite? Mitte ühtegi. Minugi poolest te võiksite seda lugeda. Ja. Aga mis me nüüd teeme? Et kas AKI peaks, ma nüüd ütlesin seda, ma tegelikult rääkisin teile sellest juba aasta tagasi, et kas AKI peaks järelevalve alustama? Kahjuks ei jõua iga juhtumi osas järelevalvet alustada. Küll aga tegin küll selle kohase vihje siis asutusele, kes selle AK-märke peale pani, aga tuleb välja, et siis, kui ma ei tea, kus sa kontrollisid üle, on see maha võetud? Ei ole maha. Aha. Sille Uusler, kuidas teie majas hinnatakse, missugune on see delikaatne isiku andme hulk, siis mida peab varjama ja mida siis ei pea varjama? Näiteks kui keegi saadab oma nimega Siseministeeriumile kirja, pöördumise, et tere, ma arvan, et teil tehakse seda ja seda ja seda valesti, mul on need ja need ettepanekud. On see AK-märkega või ei ole? Oleneb, kes selle kirja saatja. Eraisik. Kui on eraisik, siis sissetulev kiri on. Miks? Täpselt nende samade kontaktandmete tõttu avaliku teabe seaduse üldjuhend näeb ette siiski, et kui seal on meiliaadress sees, siis meil peab olema ka piirang kehtestatud. Aga see ei tähenda seda, et meie koostatud vastus ilmtingimata peab olema piiranguga. Sest et me sageli teemegi nii, et me saadame vastuse küll välja, meil endal on taustainfo all olemas ka meiliaadressiga versioon, aga me avalikustame selle versiooni, kus tegelikult on kinni kaetud see meiliaadress. Ja see ülejäänud osa kirjast, mis ei sisalda isikuandmeid, on avalik. Paul Keres, kas see punkt just isikuandmete kaitse on peamine, millega teie lahinguid peate või hoopis ärisaladus, mille üle saab ka lõputult vaielda, kas see on või ei ole ärisaladus? Ärisaladusega on rohkem muidugi. Aga jääme korra selle eraelu olulise riive juurde, sellepärast Eesti on õigusriik. Ja selleks, et õigusriik saaks toimida, peab, võib-olla ma jään vähemusse, aga vähemalt kunagi oli nii, et olulised terminid, olulised mõisted peavad olema kasutatavad kõikides õigusvaldkondades ühtemoodi, et me saame nendest terminitest alati nagu ühtemoodi aru.
Ja praegu siis on vaadeldavaks terminiks eraelu oluline riive. Kui ma kirjutasin siseministrile seoses ühe kriminaalasjaga sellise märgukirja, milles ma ütlesin, et Eestis kuulatakse tõenäoliselt pealt kapo poolt ja politsei poolt 10 000 isikuid, keda sellest pealtkuulamisest hiljem ei teavitata. Tõenäoliselt siis sellel põhjusel, et ei leita, et see eraelu riive oleks oluline. Siis siseminister otsustas selle märgukirjaga teha lihtsalt mitte midagi. Et küllap politseiametnikud ikkagi teavad ise kõige paremini. Ehk siis kui mingisuguse kriminaalmenetluse käigus kuulatakse pealt kriminaalasjaga mitte seotud isikute telefonikõnesid, siis nende eraelu riivet ei peeta eelduslikult oluliseks. Aga ometigi juhul, kui tegemist on avaliku teabe seaduse alusel juurdepääsu piirangu kehtestamise võimalusega, et kui selline võimalus nagu tekib, siis on see peaaegu alati oluline. Et selliseid, sellepärast tõesti, motivatsioonikiri, mis on mõeldud tööle kandideerimiseks avalikku teenistusse, see ei saa kuidagimoodi sisaldada selliseid andmeid, millega kaasneb oluline eraelu riive. Ma arvan, et neid asju tõlgendatakse täpselt nii, nagu parasjagu vaja on. Ja mul on tunnetuslik seisukoht. Ja see on tõesti tunnetuslik seisukoht, mis põhineb kogemusel, et neid tõlgendatakse põhiõiguste kitsendamise suunas. Ehk kui me räägime põhiõigusest saada teavet avaliku sektori toimimise kohta, siis erandeid tõlgendatakse võrdlemisi laialt. Kui me räägime näiteks põhiõigusest saada teavet iseenda kohta kogutud teave kohta avalikult asutuselt, siis seda põhiõigust teabe saamiseks, mis tuleneb Euroopa Liidu õigusest ka, seda käsitletakse võrdlemisi kitsalt ja siis erandeid jällegi laiendavalt. Nii et ma arvan, et siin on tõepoolest see mõtteviisi probleem ja tõepoolest tuleks tegeleda ka teadlikkuse tõstmisega. Ja teadlikkuse tõstmisega, ma olen veendunud, et sellega tegeletakse, aga võib-olla tuleks selle teadlikkuse tõstmisega tegeleda nii, nagu sellega tegelikult saaks tegeleda. Siin ei ole küsimus ainult väärt. No, mis te mõtlete? Karistama? No jaa, sellepärast, et üks käitumisviis on seaduslik, teine käitumisviis on ebaseaduslik. No toome siia teise võrdluse. Linnas on kiiruse piirang 50 km tunnis, kuni 50 km tunnis autoga sõitmine on seaduslik, selle kiiruse ületamine on ebaseaduslik. Politsei tegeleb süstemaatiliselt liiklejate teadlikkuse tõstmisega. Ma olen ise saanud seda teadlikkuse tõstmist päris mitu korda ja tavaliselt see tähendab seda, et mulle tehakse trahvi. Aga mulle tundub, et avalik sektor nagu iseenda sees tegeleb teadlikkuse tõstmisega võib-olla vähe pehmemal viisil, mis võib-olla siiamaani ei ole siis seda soovitud tulemust andnud. Ma lihtsalt ütleks seda, et hirm ei tõsta ka teadlikkust. Et selles mõttes, kui on hirm saada karistatud, siis see pigem tekitab veel rohkem olukorda, kus veel rohkem pannakse piiranguid peale, sest ei olda teadlikud, kas see teave võib olla avalik või ta ei või olla avalik. Ehk et minu hinnangul ikkagi pigem koolitamine, teadlikkuse tõstmine viib tulemuseni. Aga kumba teie majas karmimalt suhtutakse? Kas sellesse, kui mõni ametnik riputab dokumendiregistrisse üles mõne dokumendi, näiteks Politsei- ja Piirivalveameti infosüsteeme puudutava dokumendi, mis on ka AK-märkega 5+5 aastat, kust saab siis teada, kuidas need infosüsteemid on üles ehitatud või vähemalt aimata. Või siis sellesse, kui ta mõne dokumendi, mis peaks olema avalik, kogemata kinni katab. Ma arvan, et arusaadavalt meil ikkagi, kui saab avalikuks teave, mis ei tohiks avalikuks saada ja sellel on suuremad tagajärjed, siis me suhtume ka sellesse kriitilisemalt. Aga see ei tähenda seda, et me katame kinni teavet, mis peaks olema avalik. Kas
Andmekaitse Inspektsioon peaks oma järelevalvetes või siis sealt edasi väärteomenetlustes jõudma tihedamini karistuseni. Karistada saab, täna ju teist riigiasutust või avaliku sektori asutust trahvida me ei saa. See on fakt. Nii et selles mõttes sellest ei ole mõtet siin hetkel vähemalt unistada ja ma ei usu, et see ka nagu lähitulevikus kuidagi muutuma saaks. Nüüd on teine küsimus selles, et jah, teoreetiliselt saaks neid üksikuid ametnikke seal väärteo menetleda. Oleks tema siis nii kerge, nagu on politseile antud see, kuidas see nüüd õige termin on, lihtmenetlus või kiirmenetlus, vabandust, jah? Et sa lihtsalt kirjutad põhimõtteliselt piltlikult öeldes tšeki välja. Et me oleme selle üle ka isegi mitte nagu võib-olla siis avaliku teabe kontekstis, aga ka isikuandmete kaitse kontekstis me oleme mõelnud, et võib-olla mingitele lihtsamatele rikkumistele võiks ju olla nii, vaatan, et ma ei tea, kaamera on üleval, silti pole, tšekk on siin, et see oleksid väiksed trahvid muidugi, et ehk siis, et eks ta on alati selline, kuidas ma ütlen, niisugune ka nagu proportsionaalsuse küsimus, et kas on mõistlik kogu selle töö hulga juures, ja nende ülesannete juures valida nüüd see tee, et käia ja menetleda neid üksikeid ametnikke. Sellele eelneb ka tohutu selline eeltöö, sest ka kui meie vaatame dokumendiregistrit, siis me leiame üles võib-olla kergemini need asjad, sest need on lihtsamini tuvastatavad, mis siis on seal avalikud, sellised, mida ei peaks olema avalikud. Mõnikord isegi on mõni väga tundlik informatsioon lausa dokumendi pealkirja kirjutatud, et sa mingit vaeva ei peaks nägema. Aga selleks, et nüüd tuvastada, et kas mõni juurdepääsupiirang on nagu ebaseaduslikult peale pandud, peaksid sa siis kas minema sinna koha peale koos ametnikega istuma ja scrollima neid dokumendiregistreid ja vaatama, või siis nagu küsima ka täpselt samamoodi välja igas menetluse käigus, et see on tohutult ressursimahukas töö. Et kui on nagu ühiskond valmis siiski minema seda teed, et ametnike arvu suurendada ja seda järelevalvet nagu tõsta, sest et see on nagu selline ühiskonna ja riigi endaga tellimus, milles ma julgen kahelda, nagu siin on öeldud, siis miks ka mitte. Aga tänaste võimaluste juures ma ei näe seda võimalust nagu väga intensiivseks nagu järelevalve. Teeme muidugi nii omaalgatuslikke kui ka nagu nende vaiete peale ja nii edasi, aga et nüüd võtta eesmärgiks, et järgmine aasta vaatame üle terve Siseministeeriumi ja haldusala dokumendiregistriga omalt poolt, see ei ole lihtsalt realistlik. Aga tahaks ühte asja öelda, et siin üks eraettevõte just see isikuandmete kaitse seaduse alusel 3 miljonit eurot trahvi AKI käest, sellepärast et turvameetmed ei olnud piisavad. Et tegelikult saab küll, kui tahtmist on. See sigadus oli ka päris suuremõõtmeline. Tähendab, avalike andmete alusel ma saan aru, et turvameetmed, mida rakendati, ei olnud päris piisavad. Et oleks võinud teha paremini, sisuliselt. Et see tagajärg on raske, eks ole, aga see koosseis, mis seal nagu siis kokku tuli, on siiski suhteliselt hinnanguline. Aga see ei ole tegelikult oluline, ärme vaidle selle üle, et kas see trahv on nagu põhjendatud või mitte. Küsimus on selles, et kuidas me legaliteedi põhimõtet mõistame. Legaliteedi põhimõte tähendab seda, et kui menetleja teadvusesse jõuavad andmed süüteo toimepanemise kohta, et kuidas siis sellele reageeritakse, et kas sellele reageeritakse menetlusega ja põhjendatud juhtudel trahviga või siis sellele reageeritakse koolitamisega, teadlikkuse tõstmisega. Aga muidugi te ju teate ise ka, et kui näiteks Kripo hakkaks menetlema kõiki majanduskuritegusid, mida nad teavad, kui neil nii palju ressurssi oleks, siis teil oleks mitu korda rohkem kliente. Et natuke see valiku tegemine ongi ju loogiline. Tähendab, seadus sätestab sellise põhimõtte nagu legaliteedi põhimõte, mis lihtsamini öeldes veel tähendab kriminaalmenetluse või laiemalt süüteomenetluse kohustuslikkuse põhimõte. Kui on rikkumine, sellele tuleb reageerida menetlusega. Väärteomenetluste puhul seal on muidugi need otstarbekuse kaalutlused ka, aga üldreegel on see, et tuleb reageerida menetlusega. Ja muidugi,
jah, mul oleks rohkem tööd küll, aga see ei ole see kandev põhimõte, millest ma räägin. Aga ma lihtsalt kommentaariks veel ütlen, et aga jällegi, kui ühiskond on valmis seda nagu kulu kandma, minungi poolest, teeme ära. Hästi, lähtume siis sellest, et põhiline abi võiks olla koolitustest, teadlikkuse tõstmisest, sest kõiki menetleda ei jõua, nagu Andmekaitse Inspektsiooni 1,5 töötajad kahtlemata ka nõustuvad. Aga kuidas see käib siis, Sille Uusler, kuidas te siis olete koolitanud, mida see tähendab? Ma ei tea, kas kõik ametnikud kamandatakse korra aastas konverentsisaali, loetakse sõnad peale või saadetakse meil mõne aja tagant ja julgustatakse seadusi järgima, kuidas see käib? Ma võib-olla alustaks sellest poolest, et järelevalvet ei pea tegema ainult Andmekaitse Inspektsioon, et järelevalvet meil on võimalik teha ka enda asutuse sees ise, et saada teada, mis on tegelik seis piirangute kehtestamisel ja seda me ka teeme. Ja seda ei pea tegema ka siseauditi osakond, vaid seda me saame ka ise teabehalduse valdkonnas teha. Ehk et olla ise teadlik selles, mis seis meil on. Koolitamise pool, meil on erinevad koolitused ja meil on päriselt füüsiliselt toimuvad koolitused, mitte see, et me saadame meili, koolitame uusi töötajaid, ehk et see juba oma sisult on teistsugune koolitus, kord aastas koos ka infoturbe poolega tehakse üksustele, eraldi osakondadele üks-ühele koolitusi lähtuvalt sellest, mis ongi konkreetse osakonnaga seotud kitsaskohad, sest meil on ka majas erinevaid läbistustestimisi, samamoodi siis EIRE, mida me ise teeme, sest see näitab ära meile, mis on kitsaskohad ja neide kitsaskohtadega tuleb tegeleda see, et see tulemus oleks parem. Lähme korraks selle Siseministeeriumi analüüside juurde tagasi. Sealt tuli välja teine ja tegelikult palju mastaapsem probleem ka. Teatavasti kehtib suurem osa AK-märkeid, mis ei puuduta siis isikuandmeid 5 aastat. Ja kui vaja, siis seda piirangut võib veel 5 aasta võrra pikendada. Ja siis on kõik. Seaduse järgi peab see dokument siis olema avalik. Absoluutselt ei ole võimalust sealt mööda minna seaduse järgi. See tähendab, et põhimõtteliselt kõik dokumendid, mis on vähemalt 10 aastat vanad ja kus ei ole isikuandmetega tegu või riigisaladusega, peaks 10 aasta pärast olema dokumendiregistris kättesaadavad. Aga ma kontrollisin nüüd erinevaid ministeeriume, ka Siseministeeriumit ei olnud. Leidsin väga palju dokumente, kus on kirjas kenasti, aga tähtaeg lõpeb näiteks 2024, aga kas ma selle õnnetu dokumendi sain? No ei. Ja teeks siis teabenõude, nüüd vaadata, mis seal sees on, et lugeda neid nagu ajalehti. Ei saa, sellepärast et mulle tundub, et Siseministeerium peaks või ükskõik mis teine ministeerium peaks naba paigast ära pingutama, et siis kõigile mu teabenõuetele niimoodi vastata. Kuidas teil nüüd ministeeriumis on? Miks või kas te plaanite hakata tegema dokumente 10 aasta pärast automaatselt avalikuks? Automaatselt avalikuks mitte. Miks? Sest et meil on ka sellist teavet sisaldavad dokumendid, mille puhul tegelikult meil ei ole võimalik seda avalikustada. Ehk et töötlussüsteemide ülesehitus ei ole muutunud selle aja jooksul nii palju või samamoodi ka turvameetmed ei ole selle aja jooksul muutunud. Ja tegelikult need on ka kõik need samad kitsaskohad, mis avaliku teabe seaduse analüüsi töörühmas said välja toodud. Ehk et see vajadus pikendada piirangut rohkem kui kuni 10 aastat on seotud teatud tüüpi dokumentidega. Et ma ei ütlegi seda, et see võimalus peaks olema kõikidel dokumentidel või kogu teabel, millele praegu on võimalik 5 aastaks piirang peale panna, aga teatud teabe puhul see on vajalik. Aga mis te siis praegu teete? Kui ma teid kuulan, siis mulle tundub, et teadlikult rikute seadust. Alternatiiv on see, et me peame hakkama neid turvameetmeid muutma. Ehk et see võib tähendada kas infosüsteemide ümberehitamist või uute infosüsteemide arendamist, et see ei ole ka mõistlik alternatiiv. Ja mida me selliste dokumentidega praegu teeme, ongi see, et kui teabenõue esitatakse, siis me ei keeldu teabenõude täitmisest, vaid me väljastame sellest dokumendist avaliku osa või selle osaga nende turvameetmete kirjelduse kohta, mis enam ei kehti praegu. Ma tean, ühe Ekspressi ajakirjanikuga vaidles Siseministeerium 3 aastat peaaegu, et
sellise dokumendi pärast. Aga see ju on täpselt sarnane küsimus, et seadus käsib, aga samal ajal see on ju läbi, väga paljudes ministeeriumites ei tehta. Mis me teeme nüüd? Ettekirjutuse. Palju te neid teinud olete? Ei no, ma statistikat ei värskendanud praegu mälu, aga ikka meil neid juhtumeid on, aga lihtsalt ka nendele ettekirjutuste täitmisele nagu selline mõistlik nende jõustamise viis puudub, et ehk siis, et kui ma täna teen Siseministeeriumile ettekirjutuse, mida nad lihtsalt keelduvad täitmast, on ju, siis seda on juhtunud, eks ole? Tõsi, vastab tõele, et siis täna meil, kui mu kolleegid võivad siin aidata kohe esiridadest, et seal meil on siis ministrid lahendavad seda vaidlust, selline huvitav konstruktsioon on loodud. Aga te saate ju ka väärteomenetluse alustada. Konkreetse ametniku suhtes. Aga ütleme nii, et näiteks siin sama, et see on väga lihtsustatud ja niisugune idealistlik pilt, et tõsi on ja aga nüüd me saame ju kõik aru, et see ei ole organisatsioonis selle ühe üksiku ametniku otsus. Rääkimata sellest, et kui me räägime nüüd 10+ aastat vanast dokumendist, tõenäoliselt seda ametnikku polegi enam seal Siseministeeriumis, keda me siis karistama läheme. Ehk siis me räägime ikkagi ju tegelikult organisatoorsest vastutusest, me ei räägi ju nende üksikute ametnike vastutus. Jah, lõppastmes võib see vahel teatud juhtudel nii olla, muidugi, sest et tema teeb selle esialgse otsuse, aga teatud juhtudel võib ka tema nagu selles mõttes selline siseveendumus olla vastuolus organisatoorse veendumusega. Aga seadus rikub tema ju. Põhimõtteliselt küll, eks tal on siis valik, kas töölt ära minna või siis tegelikult need on need valikud, on ju. Et ma saan aru, sina oled ise enda nagu tööandja, sul on natuke lihtsam neid dialooge pidada peegelpildiga, aga kui sa oled nagu alluvussuhtes, lihtsalt ma räägin, ja ma ei räägi õiguslikult praegu, ma räägin inimlikult, on ju, et sa saad ju aru, millises positsioonis see inimene selles hetkes on. Muidugi tal on võimalik töölt ära minna ja öelda, et ma ei täida seda käsku. Aga siis tuleks vist see kirves lasta käima seal asutuste juhtide tasandil. Ja nüüd läheme sinna väärteomenetluse teooriasse, keda me karistame. Ei, ma mõtlen lihtsalt seda, et kui asutuste juhid kultiveerivad avalikke ülesandeid täitvates ametiasutustes sellist suhtumist, et seadust täita ei tohi, siis ma ütleks kodanikuna, et see on võrdlemisi suur probleem. Aga ära sa nüüd varasti aru, ma ei taha öelda, et see on nagu valda, ma lihtsalt tõin selle ühe näitena, et mis võib olla ka seal taga. Et kõige enam ma usun hoopis sellesse, et see 10 aastat hiljem sul ei ole seda ametnikku enam, keda seal karistada. Enne kui... Aga mul on ikkagi ka see küsimus, et kas me ei peaks mõtlema ka selle peale, et mis ajahetkel avaliku teabe seadusesse need kehtivusajad on määratud. Et aeg ongi edasi läinud, julgeolekuolukord on ka praegusel juhul teine, et natuke tuleks mõelda ka nende tagajärgede peale, et 5+5 on täis, teeme avalikuks, kõik on justkui hästi, tagajärjed võivad üsna ulatuslikud olla ka sellel avalikustamisel. Olgu. Tõsi on ka see tõesti, et seaduse järgi ma saaksin välja küsida näiteks Tallinna vangla ehitusdokumentatsiooni, ka ammu 10 aastat täis peaks olema avalik dokument, ma ei peaks Prison Breaki kombel endale selja peale tätoveerima kogu vangla ma ei tea, torustikku, vaid saaksin selle teabenõudega välja küsida. Ei ole katsetanud, tõenäoliselt tuleks sama palju võitlust. Kiiresti, enne kui me jõuame veel seaduse muutmisest ka rääkida, siis üks oluline osa on see, mida registreerida dokumendiregistris üldse, kus seda vaidlust üldse alustada, kas AK märge panna või kus mitte, ja mida mitte registreerida, sest neid kohti, kus kirjavahetus ei ole kunagi registrisse jõudnud, on võib-olla mahu poolest isegi rohkem kui neid, kus on AK märked ebaõiglaselt peale pandud. Kas näiteks igasugune asutuste vaheline meilivahetus peaks olema dokumendiregistris registreeritud? Paul? Ta on avalik teave, seaduse definitsiooni järgi muidugi. Mis AKI vaade on? Põhimõtteliselt küll, et täna on see läinud nagu üsna kaugele, aga eks siin
saab nagu diskuteerida selle üle, et noh, nüüd kui ma kirjutan Justiits-Digiministeeriumile ja kirjutan sinna Kristile, et kas sa muga lõunale tuled, on ju, ma kirjutan seda töömeilit, on ju, et noh, et kas ma siin nagu, kas see on nagu, kas mul võib olla ka nagu sel ajal, kui ma täidan nagu neid avalikke ülesandeid, ka mingisugune niisugune eraeluline nagu pool seal juures, on ju, või siis ongi see, et kuna ma olen nagu sel hetkel nagu ikkagi oma tööülesannetes, siis ka see on ju avalik teave, on ju. Et ja noh, aga siin te ju utreerite. No ma natukene utreerin, on ju, aga seal vahel on veel kindlasti, et elu ei olegi on ju mustvalge, et meil on nagu need äärmused ja siis on need teised äärmused, on ju, kus nagu väga oluliseid otsuseid vastu võetakse ja seal enne seda käib eeltöö ja noh, need on midagi, mis kindlasti esindavad asutuse seisukohti ja peaksid olema dokumendiregistrites. Ja ma tõepoolest tahan ka öelda, et see kindlasti ongi väga suur probleem, et ma üldse nagu ei taha seda pisendada selles mõttes, et ma arvan, et täna nagu arusaamine noh, ma ei ütle, et me oleme ideaalsed, aga me püüdleme ideaali poole, kui sa võib-olla saaksid kõik meie mailboxid läbi lugeda, sa võib-olla leiaks ka oma arusaamise kohaselt mõnda, mis oleks pidanud dokumendiregistris, aga tegelikult ei ole. Aga me üsna palju sinna ikkagi kanname, väga palju ja võib-olla kohati isegi liiga palju, et ütleme nii, et meie dokumendiregister on ikka nagu meeletu mahuga, aga ühesõnaga, aga ma arvan, et väga paljud asutused, organisatsioonid täna ei saa aru, et iga piltlikult piikse prääks, mis neile saadetakse, on tegelikult avalik teave, mis tuleb dokumendiregistrisse kanda. Nii et selles ma olen küll Sille Uusler, kuidas te teete Teamsi vestlustega, WhatsAppi vestlustega, Signaaliga? Põhimõtteliselt on need ju samasugused asutuse infovahetamise kanalid, need on jõudnud juba ka juhenditesse, need samad kanalid, ei ole seal enam meil ainult. Kas keegi registreerib asutuste vahelist signaalivestlust? Ei. Miks? Ja ma ei pea seda mõistlikuks ka. Ehk et ekraanipiltide tegemine vestlustest ja nende registreerimine dokumendihaldussüsteemis ei ole minu hinnangul mõistlik tegevus. Ja nende vestlustega on ka täpselt see, et siin pigem tekib ka säilitustähtaja küsimus. Ehk et on olemas on võimalik vestluseid seadistada ka selliselt, et need sõnumid kustuvad kohe pärast nende saatmist, mis tähendab seda, et sul ei olegi mitte midagi registreerida. Aga ma olen nõus selle poolega, et teabevahetusviis on muutunud. Ehk et see, kui me oleme tulnud, ehk et millele ka Kristi tegelikult viitas, et kui avaliku teabe seadus ongi ju tegelikult, ta on esialgu koostatud täiesti teisel ajal. Meil olid paberdokumendid, me oleme liikunud digimaailmas, me tegelikult ka nende ametlike dokumentide juurest oleme edasi liikunud e-kirjade ja sõnumivahetuse juurde. Aga mina ütleks ka seda, et praegune seadus võib-olla piisavalt hästi seda sama sõnumivahetuse säilitamist ka ei reguleeri. No nii nagu me varasemalt telefonikõnesid ei registreerinud on ju, ja ei talletanud kuskil, et noh, täna ongi paraku need e-kirjad tihtipeale rääkimata igasugused sõnumivahetusrakendusi ja nii edasi, need on asendanud nagu tegelikult telefonikõnesid. Aga see tähendab ju seda, et kui e-kirju pidi registreerima, aga näed nüüd Signaali või Teamsi või WhatsAppi vestlust ei pea registreerima, siis üha rohkem avalike asutuste vahelist suhtlust läheb ju kuhugi kardina taha. Ma arvan, et see on midagi, mida me peamegi nüüd tulevikku vaadates nagu lahti mõtestama ja võimalusel mingisuguseid piire tõmbama, kui neid on võimalik tõmmata või tõmbab neid lõpuks siis nagu kohtupraktika need kuskile. Kuigi Ursula von der Leyeni SMS-id me ju teame, eks ole, et need juba pidi välja andma. Oleme tänulikud. Aga natukene aega. Avaliku teabe seaduse muutmisest on räägitud 2-3 aastat, on käinud hoogne töö, käidud koos, arutatud. Ja seadust on varemgi kõvasti muudetud. 2001. aastal ma lihtsalt printisin välja üks paragrahv teabeasutuse siseseks tunnistamise alused. See on siis see paragrahv, mida asutused kasutavad, kui on tarvis teavet asutuse siseseks panna. See oli 2001. aastal, nii palju. Ei pea lugeda nägema, lihtsalt maht. Ja nüüd 2025. aastal printisin ka välja, nii palju. Siin on siis aluseid, kuidas panna andmeid AK-märke alla. Siis oleks umbes, nii palju. Kas
seda nimekirja tuleks siis pikendada või Siseministeeriumi vaates, ma saan aru, tuleks anda, ma olen näinud ettepanekuid, et anda blankoveksel, et osasid andmeid saakski mitte 5+5, vaid näiteks 5+5+5+5+5+5+5 igavesti panna. No ei, igavesti ei ole pigem, et kui me räägime ka nendest tähtaegadest, mida on kaalutud, siis on ikkagi lähtutud ka teiste riikide praktikast, et siis on ikkagi kuni 25 või kuni 30, mitte igavesti. Aga see on teie vaates üks peamisi asju, mis muutmist vajab? Jah, Hüva. piirangualuseid juurde meil ei ole vaja praeguse seisuga. Mida peaks avaliku teabe seaduses muutma? See on küsimus, millele ma ei oska vastata. Hüva. Ma tahaks öelda hoopis teist asja. Ma olin šokeeritud, kui ma kuulsin seda, et AKI aasta eelarve on 1,5 miljonit eurot. See on täiesti naeruväärne summa, arvestades seda, kui olulise kollektiivse demokraatliku õigusriigi hüvega on tegemist. Vaatame seda, kui palju kulutab Eesti riik tervikuna sellisele nähtusele nagu kommunikatsioon, mis tegelikult rahva silmis on kujunenud tegevuseks, mille sisu on rahvale puru silma ajamine. Ehk et avaliku teabega ringi käimine käib tegelikult läbi kommunikatsioonijuhtide, kommunikatsioonispetsialistide, kommunikatsiooniagentuuride ja selle peale kulutatakse aastas kümneid ja kümneid miljoneid eurosid. See on siis selleks, et avalikku teavet avalikkuse ette tuua sellisel viisil, nagu ametnikele ja riigile tegelikult kõige meelepärasem oleks. Ehk kulutatakse sinna, kus tahetakse, et asi hästi töötab. Ja kui AKIsse investeerib riik igal aastal kulutusteks üksnes 1,5 miljonit eurot, siis mina tunnetan sellest otsustusest, et riigi jaoks ei ole oluline, et Andmekaitse Inspektsioon saaks hästi töötada ja et avaliku teabe seadust päriselt või seaduse täitmist ka päriselt saaks maksma panna. Ehk siis, kui mina tahan seaduse muutmise kohta küsida, ma saan aru, teie peamine seisukoht on, et tuleks tagada, et seda olemasolevat seadust täidetaks. Jah. Hüva. Lihtsalt see väärtuspunkt on niivõrd erinev. AKI tegevus järelevalve ja seaduse maksma panemisel tegelikult riiki ei huvita, huvitab riiki hoopis see, et kuidas avalikku teavet endale sobival viisil levitada. Minister Pakostat vist siin ei ole, me raha juurde küsida ei saa. Kas rohkem rõhku peaks panema sellele, et seadus saaks täita või seaduse muutmisele? Eks siin on karjuv vajadus mõlema järele tegelikult on ju, et nii nagu siin on juba ka korra mainitud ja enne ka, et seadus ise on ka ajale jalgu jäänud, et see dokumendi põhisus on ju, et tegelikult me ju räägime teabest täna on ju, et kuidas saaks täita seda printsiipi ka nagu lihtsal ja mõistlikul viisil, mida Paul ka kõige alguses välja tõi, et tegelikult kõik peab olema avalik ja ainult kinni see, mis nagu tõepoolest on ju ka sellest pikast dokumendis, oletame, et see oleks hoopis mingi haldusakt või mingi muu on ju, et me sealt varjaksime tõesti selle väikese osa, sest tavaliselt see moodustab ikkagi nagu väiksema osa sellest. Aga loomulikult vastates, et kui me peame elama edasi nagu selle seadusega, mis meil täna on, siis ka selle täitmise kontroll saab kindlasti olla parem nii nende organisatsioonides endas on ju, kui siis ka see järelevalve funktsioon võiks olla võimekam. See, mida te kirjeldasite, et ta oleks siis andmepõhine, teabepõhine, see aga märke panemine, mitte dokumendipõhine. Mul peas tuleb mingisugune tohutu infosüsteemi ehitamise kahtlus. Mida see päriselt tähendaks? Kuidas see siis tegelikult ei ole nii palju, kui kunagi juba aastaid tagasi, kui ma selle idee nagu välja käisin, siis mingisugune samasugune konverents või mingi koosviibine oli, siis pärast oli mingisugune, ma ei mäleta millisena, riigis on kasutusel mõned tuntumad on ju need dokumendihaldussüsteemid, ühe nende arendaja tuli ütles, et tegelikult see ei ole tänasel päeval mitte mingisugune nagu hookus-pookus, tellimust ei ole. Et selles mõttes, aga täna me töötame, tegelikult on riigis välja arendamisel uus dokumendihaldussüsteem
ja noh, kõik need samad mõtted ja ettepanekud, mida meie näeme, et on seal nagu probleemsed, mis on tehniline pool, on ju, noh, need oleme meie kõik lauale toonud, nii et ma väga tahaks loota, et kui sellega jõutakse nagu valmised, siis see on kaasaegne. Kas te mingisuguse aja oskate pakkuda ka, et A, millal meil võiks olla see uus dokumendihaldussüsteem ja B, millal meil võiks olla seaduseelnõu? Ei oska küll, jah, et esiteks mina selles dokumendihaldussüsteemi vaatan, siin Elve Adams oli otsa ja ma tean, et tema käib seal töögrupis, on ju, et seda, kuidas? Selles äkki. Aga ühesõnaga, et ei oska ma seda tähtaega teile öelda ja siis kahjuks ei oska ka uue ATSi osas ma midagi hetkel öelda, sest et informatsioon puudub. Hüva, meie aeg hakkab otsa saama. Ma küsin teie kõigi käest nüüd niipidi. Näiteks 10 aasta perspektiivis, vaadates nii siis seda, et ametnike teadlikkust tahetakse tõsta ja sellega siis, nagu ma olen aru saanud, ministeeriumites hoogsasti tegeletakse, kui ka seda, et teistpidi väga palju suhtlust liigub sellest, nendest ametlikest kanalitest otse kui väljapoole, kui ka seda, et selline põlverefleks on siis tundlikumaid andmeid võib-olla julgeoleku mõttes, aga miks mitte ka toidujulgeoleku mõttes ja nii edasi, vabandust, pikemalt kinni kanta. Et siis kas 10 aasta pärast on riigiasutuste omavaheline suhtlus ja riigiasutuste suhtlus siis inimeste ja organisatsioonidega avalikum kui täna või on ta rohkem kardinate taga kui täna? Sille Uusler. Ma arvan, et avalikum kui täna, aga see oleneb ka kõik sellest julgeoleku olukorrast, mille keskel me oleme. Olgeres. Ma arvan, et salajasem. Miks? Kõik liigub sinna suunas. Vähem teavet, rohkem piiranguid, rohkem kitsendusi, see on üleüldisem tendents praegu. Ille Lehis. Ma olen siis see tasakaalustav jõud seal ühel, jah. Ei Ma väga loodan, et on avalikum, aga ma mõistan ka neid hirme, nii nagu sinagi julgeoleku tõid siia pilti, et siis see võib olla ka vastupidi. Nii et eks see ennustamine on üks tänamatu töö, nagu me kõik teame. Me näeme. Aitäh teile. Tore. Aitäh. Paul, Pille, Sille ja Madis, suur tänu. Madis, mis sa täna hommikul muideks siis hommikusi lehti lugedes dokumendiregistrist veitsid? Mul ei tule meelde. Ausalt ei tule meelde mitte midagi suurepärast. Aga lugesid ikka või? Jaa, lugesin küll, jaa. Kusjuures millegi pärast on jäänud avalikke dokumente oluliselt vähemaks, mis ma salgan näiteks Siseministeeriumis. Vaatasin just huviga järgi 10 aastat tagasi, oli see päevane norm ikka oluliselt suurem. Registreeritud dokumente on oluliselt vähemaks jäänud näiteks Kultuuriministeeriumis. Tänaseks ollakse jõudnud nii kaugel, et mõni päev üldse registreeritakse seal mingisugune 20-30 dokumenti. Kogu päevatöö, seal töötab väga palju inimesi. Rohkem infot siis ei vahetata. Aga kui te küsite, et mida säravat, mul lihtsalt praegu ei tule meelde. Igal juhul Madise jaoks oleks vaja eraldi tundi, sest tegelikult on väga põnev teada, kuidas te tööd teete. Aga seda siis mõnes teises olukorras, mõnes teisel foorumil, mõnes teises saates. Kas ma tohin ühe asja öelda? Absoluutselt, Paul. Ma tahan öelda ühe hea asja Eesti riigi kohta, ma ütlesin seda enne ka, ma tahan tuua ühe võrdluse. Ma esitasin Ameerika Ühendriikide valitsusele teabenõude. Erinevalt Eestist ei ole seal teabenõudele vastamiseks konkreetset tähtaega. Minu teabenõuet menetletakse seal juba praeguseks umbes vist 8 või 9 kuud. Vastust ma ei ole saanud. Ja erinevalt Eestist on seal teabenõude esitamine ja sellele vastamine tasuline. See võib olla ka päris suurte kuludega seotud, näiteks minu teabenõudega seotud hinnanguline kulu on umbes $500. Eestis on see, eks ole, tasuta. Nii et selles kontekstis võrreldes mõnede teiste riikidega on meil vähemalt seaduse tasandil ja nende võimaluste tasandil, mida seadus inimestele annab, on meil ikkagi kõik nagu väga hästi. Lihtsalt see tuleb normaalselt tööle panna.
ehk et siin ka lahendus, kuidas Akile raha leida. Suur tänu!